Many of us who are meeting to meie participate seast, kes sel konverentsil osalevad, have come to hear on tulnud, the pleasing et kuulata Jumala meeldivat sõna. word which healeth Jah, sõna, mis parandab haavatud hinge. Selle sõna leiab pühakirjadest ja meie juhtide sõnumitest ning see toob meile pimeduses ja katsumustes lootust ja lohutust. our experience in life. Me õpime selles elus, et maailmas ei saa me tunda täielikku rõõmu, kuid meie rõõm on täielik Jeesuses Kristuses. Tema annab meile jõudu, et me ei peaks taluma mingisuguseid kannatusi, muidu kui et need oleks neelatud rõõmust temas. Võime tunda suurt südamevalu, kui näeme lähedast inimest raske haiguse tõttu kannatamas. Armsa inimese surm võib jätta meie hinge laiutama tühimiku. Kui mõni meie laps evangeeliumi rajalt kõrvale kaldub, võime tunda süüd ja ebakindlust tema igavikulise tuleviku pärast. Aja möödudes võib lootus igavesele abielule ja pere loomisele selles elus hääbuma hakata. Meie hinge võib jätta valusa jälje see, kui keegi, kes meid peaks armastama, meid väärkohtleb. Abikaasa truudusetus võib hävitada suhte, mis pidi olema meie lootuste kohaselt igavene. Need ja paljud teised sellele prooviseisundile omased kannatused panevad meid mõnikord endalt küsima sama, mida küsis prohvet Joseph Smith. O Jumal, kus sa oled? Neil elu rasketel hetkedel lohutab meie südant ja meelt Jumala meeldiv sõna, mis parandab haavatud hinge. Rahu sinu hingele. Sinu vaev ja sinu kannatused on vaid viivuks. Ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele. Jumala meeldiv sõna täidab meid lootuse ja teadmisega, et need, kes on katsumustes ustavad, saavad taevases kuningriigis seda suurema tasu ning et pärast rohket viletsust tulevad õnnistused. Prohvetite kaudu kõneldud Jumala meeldiv sõna annab meile kindlust, et meie igavene pitseerimine, mida hoiab alal meie ustavus oma Jumalakele lubadustele, mis anti meile tänu tõe eest vapralt seismisele, õnnistab nii meid kui ka meie järelpõlve. See annab meile ka kindlust, et kui oleme elanud ustavalt, ei jää me ilma ühestki õnnistusest seetõttu, et pole teinud teatud asju, mille tegemiseks pole meil kunagi võimalust antud. Kui elame ustavalt kuni surmani, siis saame samasugused õnnistused, ülenduse ja hiilguse nagu mehed ja naised, kellel need võimalused olid. Oluline on mõista, et mõned kannatused ja viletsus võivad meid tabada ka siis, kui me oma pattudest tõeliselt meelt ei paranda. President Marion G. Romney on õpetanud tsitaat. Enamik kannatusi ja muret, mida siin maa peal kogetakse, tuleneb pattudest, millest pole meelt parandatud ja mida pole maha jäetud. Nii nagu patuga käivad kaasas kannatused ja kurbus, nii kaasneb pattudest andeks saamisega õnn ja rõõm. Miks põhjustab meeleparanduse tegemata jätmine kannatusi ja valu? Üks võimalik vastus on see, et määratud karistus ja antud õiglane seadus toob inimesele süümepiina. Prohvet Joseph Smith on õpetanud, et me ise oleme need, kes end hukka mõistavad ja et selle hukkamõistu muudab tule ja väävlijärveks meie enda pettumuse kibedus. Kui katsume oma südametunnistust vaigistada, püüdes end välja vabandada, kas või kõige vähemal määral oma pattude pärast või püüdes neid varjata, siis solvame sellega vaimu ja lükkame meeleparanduse edasi. Sedasorti kergendus on ajutine. Sellega kaasneb lõpuks veel rohkem valu ja hingepiina ning see kahandab võimalusi patud andeks saada.
Jumala meeldiv sõna toob lohutust ja lootust ka sedasorti kannatuste puhul. See kinnitab meile, et patust tingitud valule leiab leevendust. See leevendus tuleb Jeesuse Kristuse lepitusohvri kaudu ja jõustub, kui rakendame temasse usku, parandame meelt ja oleme kuulekad tema käskudele. Oluline on mõista, et nii nagu pattude andeks saamine, on ka meeleparandusprotsess, mis ei toimu ühe hetkega. Selle iga samm nõuab järjepidevust. Näiteks, kui võtame sakramenti, siis näitame Issandale, et peame teda alati meeles ja peame tema käskudest kinni. See on märk tõelisest kavatsusest. Sellest hetkest meil hakkame teda meeles pidama ja tema käskudest kinni pidama iga päev, mitte ainult hingamispäeval. Hakkab pattudest andeks saamine järk-järgult jõustuma ning siis hakkab täituma ka tema lubadus, et tema vaim võib olla koos meiega. Ilma kuulekuseta, mis peab tõelise kavatsusega kaasas käima, võib andeks saamise toime peagi kaduda ning vaim hakkab eemalduma. Võib juhtuda, et austame teda oma huultega, kuid oma südame viime temast kaugele. Peale selle, et Jumala meeldiv sõna lohutab, seega hoiatab meid, et pattudest andeks saamise protsessile võib takistuse seada see, kui mässime end liigselt maailma tühisusse. Kuid usu kaudu saab protsessi taaskäivitada, kui parandame siiralt meelt ja muutume alandlikuks. Millised on mõned neist tühisustest, mis võivad pattudest andeks saamise protsessi takistada ja mis on seotud hingamispäeva pühitsemisega? Nendeks on näiteks sakramendi koosolekule olulise põhjuseta hilinemine, sakramendi leiva ja vee võtmine ebaväärilisena, ilma et oleksime ent selleks eelnevalt hoolikalt läbi uurinud. Ja sakramendi koosolekule tulemine, ilma et oleksime esmalt oma patud üles tunnistanud ja nende eest Jumalalt andestust palunud. Teised näited. Ebaviisakas sõnumite saatmine elektroonikaseadmetega, koosolekult lahkumine pärast sakramendi võtmist ja kodus sellele pühale päevale sobimatute ettevõtmistega tegelemine. Mis võiks olla põhjus, miks meie, kes me kõike seda teame, ei suuda tihtipeale hingamispäeva pühana pidada? Vastuse sellele leiame Jesaja raamatust. See käib küll hingamispäeva kohta, kuid kehtib ka teiste käskude puhul, mida peame pidama. Kui sa hingamispäeval peatad oma jalga ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib. Võtmefraasiks on ega tee, mis sulle meeldib. Ehk teisisõnu, Jumala tahte järgimine. Tihtipeale läheb meie tahe, mida kujundavad loomupärase inimese soovid, isud ja kired, Jumala tahtega vastuollu. Prohvet Brigham Young on õpetanud, et tsitaat, kui keegi alistab oma tahte, kired ja tunded täiuslikult Jumalale ja tema nõudmistele, siis on ta pühitsetud. Ma soovin, et minu tahe oleks neeldunud Jumala tahtesse, mis juhib mind kõigele heale ja kroonib lõppkokkuvõtteks surematuse ja igaveste eludega. Tsitaadi lõpp. Jumala meelepärane sõna kutsub meid kasutama lepituse väge, rakendama seda oma elus ja alistuma tema tahtele ja mitte kuradi ega liha tahtele, et võiksime saada tänu tema armule päästetud. Jumala meeldiv sõna, mida me täna jagame, näitab meile vajadust järjepideva meeleparanduse järele meie elus, et võiksime hoida püha vaimu mõju nii kaua kui võimalik. Vaimu kaaslus muudab meid paremaks inimeseks. See sosistab meie hingedesse rahu ja rõõmu
ning viib meie südameist pahatahtlikkuse, vihkamise, kadetsemise, tülid ja kogu kurjuse. Ja meie ainsaks südamesooviks saab olema teha head, kanda edasi õigemeelsust ja ehitada Jumala tänu püha vaimu mõjule me ei solvu ega solva ka teisi. Me oleme õnnelikumad ja meie meeled on puhtamad. Meie armastus teiste vastu kasvab. Oleme altimad andestama ja külvama enda ümber õnne. Oleme tänulikud, et saame näha teisi arenemas ja otsime teistes head. Ma palvetan, et võiksime kogeda rõõmu, mis tuleb, kui püüda elada õigemeelselt ja et võiksime hoida siira ja järjepideva meeleparanduse kaudu oma elus püha vaimu kaaslust. Me muutume paremaks ja meie peresid õnnistatakse. Tunnistan nendest põhimõtetest Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.